Tere jälle! Tere! Meie oleme jälle uut podcasti tegemas siin, täna on teisipäev. Nädal venis jube kaua, ma olen oodanud juba. Ja samas on selle nädala aja jooksul nii palju juhtunud, on ju? Absoluutselt. Võib-olla sellepärast tundubki, et on nagu palju nagu nii kaua kestnud, et palju asju juhtud. Jah, et on ikka suured sündmused meil siin olnud. Seda me ei jaga vist praegu. Täna siis jälle vastame mõningatele küsimustele ja siis esimene küsimus on väga hea küsimus. Kui tähtis on paari suhtes seks? Tõesti hea küsimus. Eks ole? Ma arvan, et siukene aasta tagasi oleks mõelnud, et see on kõige tähtsam üldse. Just. Kuni mingil hetkel, oligi, kui ma Hispaanias olin, siis ma vaatasin, et tunded naise vastu ei kao ära, hoolimata sellest, et naisest eemal olin, et siis tekkis ka kuidagi lõi lambi põlemine, et see ei olegi nii oluline, kui ma olen arvanud, et on. Oota, kui hea on vahest eemalduda, eks ju? Absoluutselt. Seks on ka kohe pärast parem. Oot, on ju. Eks ole. Tekib see igatsuse moment. Mõtle, sa oled 24/7 koos ja siis... Aga ma arvan, et muidu ta on nagu me eelmine kord ka rääksime, see on nagu mingis mõttes nagu osa suhtlusest, et kui mees ja naine ei räägi, siis ja kui ka ei seksi, siis ma ei tea, võib-olla jääb mingisugune asi sealt ära. No mina arvan, et seks on oluline. Ta ei ole kindlasti seal kõige esimene asi. Kõige olulisem on ikkagi see üksteise tundma õppimine ja rääkimine. Et seal paari suhtes võiks tekkida ikka selline sõprussuhe, kus sa nagu saad inimesega rääkida kõigest, ilma et sa peaksid kartma midagi, et sulle antakse mingisugust hinnangut või hukkamõistu. Et sind kuulatakse lihtsalt ära ja siis sa saad arutada inimesega, on ju. Et tekiks nagu selline hingeline lähedus. Ma arvan, see on niisugune ideaalne, aga ma ei tea, kas päris igalühel nii ikkagi on. Igalühel kindlasti ei ole, ma arvan, et enamus niimoodi ei ole. Väga vähesed teevad seda. Ja ma arvan, et see seks on, see eelmine kord ütlesid, et seks on ületähtsustatud. Ma arvan, et meid on lihtsalt õpetatud, niiviisi, eriti mehi on õpetatud, et seks võrdub armastus. No jah, minul see teadmine oli, et kui... See ei ole ainuke. Kui on vähem, kui oli mingil hetkel vähem, siis kas nüüd hakkame asju pakkima, hakkame lakku minema, et kohe tekkis mingi siukene arusaam asjadest ja siis oli vaja kinnitust, et kui oleks meie vahel on ikka kõik hästi. Just. Et kui ei ole nagu seda sellist hingelist lähedust, siis meestele nagu tundub, et see seks tekitab seda hingelist lähedust. Aga seks päriselt ei tekita. Seks on lihtsalt seks. No, ja paari suhtes sa ju, sa pigem nagu armatseed inimesega, on ju. Ja. Mitte puhtult, seksid, eks ju, mehed seksivad naistega, eks ju, aga kui sa oled paari suhtes ja oled oma kalli inimesega, siis sa jäävad armastust, on ju. Või jagad ellust ja mis seal iganes on, eks, aga minule isiklikult naisena väga oluline see, et ma saan rääkida oma mehega. Ja teda niimoodi tundma õppida ka ja tema kuulaks mind ja minu arvamust ükskõik mis teemalt, see nagu üldse pole oluline. Et me Levituga vahest võtame sellise aja, et lihtsalt istume, vahest joome klaasi veini ja lihtsalt räägime nagu millest iganes. Et väga mõnusad on sellised õhtud, et mulle väga meeldivad sellised. Ja siis sa kuidagi tunned, et sa oled nagu kuidagi lähemal. Absoluutselt. See on, eks ta mingis mõttes on, see on küll nagu kahe inimese asi, aga mingil hetkel enamalt vist tundub enamikele, et see on nagu samas jälle nagu eraldi asi, et kuidas ma ütlen siis, et just kui nagu kõigest nagu sellisel juhul ei räägi ikkagi. Võiks rääkida, aga ikkagi nagu ei kipu nagu päriselt rääkida. No jah, seda lähedust inimeste vahel on päriselt suht vähe ikkagi.
et pigem on nagu sellist arusaamatusi ja mittemõistmist, kui seda arusaamist ja mõistmist üksteise vastu, on ju. Noh, vaata, ükskord me rääkisime ka nendest etappidest, paarisuhte etappidest, kuidas üldse inimesed kokku saavad, on ju. Et noh, iga inimene leiab ju enda sarnase, eks ju. Noh, lammas leiab lamba, eks ju. Kass leiab kassi, hobune hobuse, eks ju, ja noh, inimene ja vastavalt sellele, milline sa siis oled, sa leiad selle sarnase enda jaoks, on ju, et kui sa nagu oled ise tuhkatriinu ja igatsed printsi leida, et noh, need ei matchi nagu väga, et see on ainult muinasjutus nii, eks ju. Et noh, päris elus noh, ikkagi ei ole, eks ju. Et siis ilmselgelt sa pead ise selleks printsessiks kasvama, et saada seda printsi, on ju. Kõlab loogiliselt. Jah, aga mis meie nagu arvame siin ühiskonnas, et noh, see on ju see, et lapsest peale juba on meile räägitud, et ükskord tuleb see prints valgel hobusel, eks ju. No ja siis naised ongi seal illusioonis, on ju, et see prints on ju, et see on midagi sellist üleloomulikku ja tuleb selline valge kuu seljas, eks ju, noh, ja siis sa jäädki seda võib lootama, on ju. Ja siis kõik need head mehed, kes päriselt võiksid nagu sinu jaoks olemas olla, siis lihtsalt ei märkagi neid. No mõni jääb lausa koju ootama, mõni arvab lausa mõni arvab, et tuleb ukse taha, eks ju, üks ma tean ühte vähemalt juhust, kus on tulnud ukse taha, aga no tõesti. Postiljon. Ei olnud, eksis uksega. Aga no see on selline, ma ei tea, kas seda võiks nimetada siis mingiks saatuseks või? No jah, aga ma ei tea, ma arvan, et siis oleks päris paljud inimesed üksikud, kui me kõik jääksime koju ootama, et see õige ukse taha tuleks. Ja ongi üldiselt, ega see prints sulle ikka üldiselt siin ukse taha ei tule, või see ideaalne mees. Ja siis teine asi on see, et kui sa seda ideaalset meest tahad leida, et kuhu sa siis lähed seda otsima, et kas sa lähed sinna ööklubisse siis seda printsi otsima? No ma arvan, üldjuhul ikka minnakse, sest eks ju, aga mida lähevad mehed ööklubisse enamasti tegema? Printsessi otsima. Oled sa päris kindel või? Ei, jah. Mina arvan, et enamus mehed lähevad ööklubisse otsima seksi. Ja. Esialgu ikkagi. Nad väga paljud ei lähe naist otsima sinna. No tõenäoliselt mitte. Et läheks täna ööklubisse, äkki saaks endale naise. Äkki leiaks naise sealt. Et ma ei usu, et need väga palju nii mõtlevad. Et nad lähevad ikkagi lõbutsema sinna ja lähevad vaatama siis neid väikseid riideid, eks ju. No. On ju, et kes on seksikam, sest mehed ju vaatavad kohe seda visuaalis, eks ju, seda välja nägemist, on ju. Ilu on oluline, keha on oluline ja siis need naised seal ööklubis ka väga demonstreerivad seda, eks ju. Aga ilmselgelt nad üldiselt sellist naist ei vaata nagu naise materjalina. Tõenäoliselt võib sealt leida, aga ei vaata. Ma arvan, no üldiselt mitte. Ega vist ei vaata. Et siis, kui sa tahad leida nagu sellist nagu abielumaterjali, et siis kindlasti ma arvan, et see üldiselt ei ole ööklubi. See peaks muuseumisse minema. Jah, miks mitte? Vähemalt erudeeritud. Kusjuures no Vene ajal ju leitigi enamus mehed ja naised ju tutvusid ju seal ööklubides, on ju. No jah, vaata. Või noh, mis Vene ajal nüüd see uuel Eesti ajal. Et ega kui mõlemal on väga suur ebakindlus, siis kus seda enesekindlust saab ikka mingi alkoholijoogi taga ja kus seda alkoholi saad ikka ööklubis. No võt, jah. Aga üldiselt ma arvan, et kui sa tahad ikkagi leida sellist, ma ei tea, siis peaks ikkagi no, ideaalsed kohad, kui sa tegeled enesearenguga, käi mingitel kursustel, ringides, ma tean väga paljusid, kes on nagu sealt leidnud endale kaaslasi ja kes on nagu samas kohas, kus sina oled, on ju. Miks mitte nagu liikuda sellistes kohtades, teatris, noh, kus iganes, eks ju. No teatris, mis moodi sa teatris hakkad naabriga seal rääkima, et kuidas sulle see meeldib? Ma ei tea, miks mitte. Ja, ei, aga muidugi jah. Sünnipäevad muidugi olid vanasti ka, eks ju, kohad, kus inimesed ju tutvusid. Kõige parem. Oma tutvusringkonnast keegi võtab mingi sõbra või sõbranna kaasa, eks ju, on ju, et see on nagu võib-olla üks variant, on ju. Aga jah, ma arvan, et mehed ja naised võtavad seda seksi asja ikka väga erinevalt.
naised mingi kohaga iseendast teavad, et meestele seks väga meeldib. Ja siis nad provotseerivad oma riietuse ja oma väljanägemisega mehi. Aga nad ise mõtlevad, et nad saavad endale siis mehe eluks ajaks. On ju. Kes vaatab rindade taha südant. Jah, just. Või siis silmadest, eks ju, näeb seda hinge, eks ju, aga ei näe ju kohe. On ju. Et see ikkagi vajab nagu tutvumist üksteisega, see on pikemaajaline. Et sul ei saa ju kohe tekkida sellist hingelist sidet ju. On ju? Tõenäoliselt, aga on ju ka olemas armastus esimesest silmapilgust või ei ole või? Ma ei usu, et armastus on olemas esimesest silmapilgust, sellepärast, et armastus kujuneb aastatega. Armumine võib olla, aga mitte armastus. Need on kaks erinevat asja. Armumine võib küll olla. Ja siis see ongi ikkagi sellel välisel baasil, on ju? Või sellel kehakeemial nagu tekib selline värisemine. Kõige suurem traumatõmme, eks ju. No tõenäoliselt, jah. No võt, ja siis on see seks, on ju, ja siis naine juba järgmisel päeval olen suhtes, mees ei tea sellest mitte midagi. Ja nii need käivad päriselt. On ju. Mehed üldiselt väga harva armuvad ära. Loterii alla kriis on ikka niisugune loterii peale mineks. Sest kui mehel on ikkagi eesmärk saada seksi, siis tal ei ole eesmärk alati ära armuda. Aga kui naine juba läheb mehega voodisse, siis naine ei, üldiselt naine ei võta seda niiviisi, et teeme selle seksi ära, eks ju. Tema ikkagi vaatab seda mees sellise pilguga, et siit võiks midagi saada. Edaspidi ka on ju, et see on väga suur naiste ja meeste erinev. Jah, aga Eriti veel selliste naiste, kellel on mingisugused lapsepõlve, need haavad ja siis, kes otsivad endale mehi, eks ju. Et siis on nagu, see on selline meeleheites, nad lähevad otsima meest endale ja ükskõik milline mees siis talle, kes vähegi normaalse välimusega siis ka, eks ju, on või sobilik talle ja kes talle siis tähelepanu pöörab, on ju, siis ta juba klammerdub selle mehe külge, eks ju. Et just kui et ma olen siis väärtuslik, et minuga tahetakse seksida. Jah, seda ka on ju, aga et üldse, et mõni mees mulle tähelepanu pöörab, et mõnel naisel ju isegi juba sellest piisab, eks ju, et näed, pööras mulle tahab minuga tahab on ju, rääkida või tantsida või, eks ju. Et siis on juba müüdud, Et naiste seas on vähe selliseid väga teadlikke naisi. Seksima hakatakse ikkagi varem, kui see teadlikkus tuleb. Ja kuidas sa noorena siis saad, tõenäoliselt saab, aga see ei saa ju olla nüüd, ma ei tea, ala 18 või 20 aastaselt, ma olen nüüd nii teadlik, et ma nüüd valin nüüd täpselt selle õige materjali tema iseloomu järgi. Sellepärast, et meil ei ole kodust õpetust ja koolis meil ka ei õpetata seda. Me peame hakkama ise seda avastama. Ja sellepärast on väga palju lahkuminekuid, sest siis on need lapsepõlve mustrid, on ju, mida me siis kanname, eks me valime siis seal oma nende vanemate järgi seda suhet, on ju, hakkame seda ümber siis looma endale, on ju, et seda siis tervendada seal, on ju. Et tehakse väga ebateadlikult neid valikuid. Aga samas ju mingid analoogsed abiellud ikkagi kestavad kogu elu, et kestavad küll, aga mis kvaliteediga? Jah, see on ka muidugi see asi. Et asi ei ole ju päriselt selles, kui kaua sa kellegiga koos elad, vaid asi on selles, kui kvaliteetselt sa koos elad. Aga eks me kipume ikkagi mõtlema nii, et kui me ikka kaua koos oleme. Et siis on juba, ikka kangelased, on ju. Ja ma mäletan oma mul vanaema suri 96 ja ta elas minu vanaisaga 60 aastat koos. Ja siis, kui vanaisa ära suri, siis mu vanaema rääkis mulle, kuidas ta ei olnud mitte kunagi vanaisaga õnnelik. Et tal ei olnud kunagi seks ei meeldinud. Nad ei rääkinud mitte kunagi, teised ajad olid ka, eks ju. Aga siis oli ju traditsioon, et kui abiellud, siis elu lõpuni, et ta rääkis mulle ka kogu aeg, et kui sa nüüd abiellud, siis see on küll nüüd elu lõpuni. Ma ei olnud kunagi sellega nõus.
ma ei saanud aru sellest, et mis mõttes, kui mulle see inimene ühel hetkel ikkagi üldse nagu ei sobi ja meil on probleemid, siis ilmselgelt me läheme lahku, et ma ei kannata seda nagu välja. Aga kust sul see siuke teadmine tuli, lihtsalt oli, et sa ei kannata? Mina olen No sellepärast, et minu vanaema küll elas nagu abielu, oli siuke normaalne abielu neil vanaisaga, aga minu emal oli väga vägivaldne suhe minu isaga. Ja tema oli üle 10 aasta selles vägivallas. Et sealt sa tõmbasid nagu selle paralleeli, et... No ma mäletan lihtsalt, kui ma olin 7-aastane, siis ma küsisin, 7-aastaselt ma küsisin ema käest, miks sa ära ei lähe. Ja siis ta ütles mulle, et tal ei ole kuskile minna ja siis ma ju teadsin, et tal on päriselt minna. Et noh, vaata, need on naised, kes leiavad kogu aeg mingeid ettekäändeid on ja miks seda mitte teha, seda sammu. Et siis, et kui ta nüüd järgmise mehe leidis selle oma, minu isa kõrvalt kohe, eks ju, suhtesse, siis tal oli minna küll. Aga lihtsalt üksinda ta ei tahtnud minna, eks ju. Seal on see üksi jäämise hirm ja ma ei tea, mis iganes seal siis on. No tõenäoliselt ikkagi see... Aga ma juba lapsena närisin sellest läbi ju. Päriselt, ma sain aru, et see, mis ta mulle ütleb, see on vale, et see ei ole tõsi. Aga ma sain sellest aru, et see suhe või selline suhe nagu minu jaoks, mina sellist ei taha. Ja vaata, mida rohkem sa nagu ütled endale, et mina ei taha olla oma ema moodi, eks ju, siis seda rohkem sa seda hakkad siis toitma seda mõtet. No eks see on ju ükskõik millega. No just, et kõik millega sa võitled, kõike sa seda tõmbad endale. Ja siis ma ikka pidin ka olema ikka päris mitmes suhtes ennem kui aru saada, et sain, et see kõik on ju ikkagi minust tuleb see, et mul on mingi muster, milles ma kinni olen, et ma küll mõistus ütleb mulle, et see kõik on nagu vale ja see kõik jälle kordub, aga mingi osa minust kogu aeg ütles mulle, et siin on mingi jama, mille peab nagu, et see muster, et selle peab kuidagi nagu läbi närima siit, on ju. Et sa nagu tunnetasid ilma seda teadlikkuseta juba, et siin on mingi muster või? No kui sa juba saad inimesega tuttavaks ja esimene tunne sinu sees on see, et pekki läheb keeruliseks. See on esimene kõige suurem punane lipp, eks ju. Ära mine jumala eest suhtesse siis, kui sul tekib selline tunne, eks. Aga siis ongi, vaata, meid õpetatakse, et peab olema see tohutu armumine ja siis on see õige asi, on ju. Päriselt see tohutu armumine on just kõige valem asi üldse. Sest see paneb sul kohe need roosad prillid pähe ja kõik punased lipud, eks ju, muutuvad valgeteks. Et me loome endale kogu aeg illusioone, eks ju, sellepärast, et meid on õpetatud niimoodi, et saad mehega kokku, siis sa armud, eks ju, siis sa abiellud, siis saad lapsed, et see järjekord ongi nagu niiviisi, eks ju. Nojah, aga sealt tulebki see, kuidas see oli, et kas siis tähtis on leida endale mees või naine ja tähtis on leida endale kindel töökoht, mis kestab sul elu lõpuni. Ja need on nagu sellised 2 põhiasja, et elus ellu jääda või kuidagi siukene kasvatus nagu... Ja siis need uskumused, eks, et minu peres oli uskumus selline, et kui sul ikka juba 20-ndates meest ei ole, siis jääd vanatürukuks ilmselgelt, on ju. Et võimalikult ruttu peale kooli tuli ikkagi mees leida endale. Sest meil nagu ei väärtustatud meie peres või meie suguvõses ei väärtustatud naisi, kes olid üksinda. Meil ei oldki selliseid naisi päriselt, on ju. Et just kui nagu naine ei ole väärt midagi, kui tal ei ole meest kõrval. Meie peres oli selline uskumus, on, ja ma arvan, et seda on väga paljudes peredes sellist uskumust olnud eelmistel aegadel. Nüüd hakkab see vaikselt muutuma põlvkonnaga. Minul isa ütles, et vanaisa oli talle öelnud, et isa peaks ootama 30 enne kui abiellub. Aga abiellus 27-selt. Väga mõistlik on ju. Et 30-ni vähemalt võiks nagu näpud püsti pidu panna. Et ikkagi mehed on, ma arvan, isegi 35. eluaastani võiksid oma sarved maa joosta ikka korralikult. Ja naistel ka ikkagi võiks ka olla tõesti mingi 27-30, et sa ikkagi saad elada ära selle mingi nooruse aja, eks ju. Ja siis sa ei hakka seda tegema kuskil seal 40-ndates, 50-ndates. Pere loodud ja lapsed ja siis avastad, et kurat, need sarved jäid jooksmata. No just. No ja minu arust kõige kurvem vaatepilt on see, kui 50-sed naised teevad endale siis
panevad patsid pähe ja siis miniseelikud selga ja siis on no aga neil on 20-selt meeles, et nii sai. no jaa, seda küll jah, aga igal ajal võiks olla nagu igal asjal oma aeg, et et kui sa nagu see inimese areng, eks ju, et kui sa elad ikkagi arengu järgi, et siis ideaalis oleks nii, et kuni 30 on ju, siis sa elad seda noorusiga, siis kui sul on energiat tohutult palju, eks ju, ja peale 30 siis hakkad mõtlema selle peale, et kes üldse mina olen, siis sa õpid siin elus, on ju, oma kogemusi koged siin, on ju, ja siis 50-ndates hakkad siis mõtlema, et millist väärtust ma saan pakkuda siis kogu nende kogemuste ja asjadega, mis ma siin elus teinud olen, eks ju. Aga kui sa jääd nagu kinni sinna, et vaat, kui sa saad mingi alla 20-selt lapsed juba ja sa ei, naine jääb üldse siis koju praktiliselt, ikkagi sa oled ju lastest, lapsed on ju sinust sõltuvad, on ju. Ja siis sa ei saa nagu seda aega päriselt ära elada, siis ühel hetkel sul tekib nagu nii tohutu vajadus seda teha. Ja väga vähesed mehed ja naised, kes nii varakult kokku lähevad ja saavad pered, nad ka jäävad kokku. Sellepärast, et ongi see aeg on ära elamata. On ju? Ja siis on paljudel, kellel veel hästi kiiresti lapsed tulevad, siis ega need mehed siis koju ei pruugi jääda, eks ju, nemad ikka lasevad ringi, on ju. Aga see naine vaesekene, siis tema on seal lastega kodus, on ju. Sest tema ei saa seda teha, on ju. Ja siis tekib see kesk- ja kriis, nimetatakse, on ju. 40-ndates siis mehed hakkavad uusi noori naisi võtma, uusi lapsi tegema, eks ju. Aga nad ei saa nagu sellest aru, et see kõik jälle kordub, on ju. Kõik läheb jälle algusest peale, eks. Et ega see, et sa nüüd 40-ne oled, ei tähenda seda, et sul nagu kuidagi siis parem oleks, kui sa ikkagi ei ole oma neid, kui sa ise ennast ikkagi veel avastanud ei ole, eks ju. Jah, absoluutselt. Kui ma nüüd ise hakkan nagu mõtlema, tõenäoliselt mul on ka mingisugune uskumus, sest mul nagu tekkis kohe seos, et kui ma ei tea, 30-ne naine näiteks ütleb, et tal pole meest või et ta pole suhtes olnud, siis ma hakkaks juba, ma vaikselt mõtlema, mis sul viga on. Mingi, ma ei ütle seda, et ei tohiks suhtes olla, mitte seda. Aga nagu ei peaks hakkama kohe peret looma. Et ilmselgelt sa võid ju suhelda meestega, et see ei ole nüüd välistatud kindlasti, aga sa ei pea ju hakkama kohe nagu abielluma ja lapsi tegema. Et kõigepealt nagu saa tuttavaks sellega, kes sa oled üldse, mida sa siin sellest elust üldse tahad. Et ma arvan, et see on oluline. Tänapäeva lapsed juba teevad seda. Mul on 2 tütart, ma pean siis koolitama neid, et ei ole enne 30. Ma küll pojale ma küll ütlesin, et poeg mul sai 30 novembris. Pojale ma küll ütlesin, et ma olen valmis nüüd vanaisaks saama, et kui nüüd selle taha on jäänud. Aga nüüd, kui sa niimoodi ütled, ma nüüd ei julge siia eetrisse, ma ei tea täpselt, kui vana mu mini on, et siis nad võiksid isenest võib-olla veel oodata. Las see jääb nende valikuks, eks ju. See vanaisaks saamine on vaata sinu ego, eks ju, et mul oleks nüüd aeg vanaisaks saada. Ei, mul oli nagu pikka aega ikkagi mingis mõttes vastupanu sellele, et mul tekkis mingi seos, et kui mul vanaisa, siis mul vana. Ja siis mõned aastad tagasi ma pojale ütlesin, et kuule, et lase mul 50-seks saada, et siis hakake nagu... jälle vaata mingi ego sul. Tahad ise nende valikuid. Ei, mitte ego, vaid ma lihtsalt andsin vihjed, et kuidas minu ideaalses maailmas võiks olla. Jaa, just. Mina ei mäleta, et ma oma tütrele oleks seda öelnud. Minu tütar ütles alguses juba, et tema enne 30. last ei taha. Et ta tahtiski maailma näha ja elada ja lulli lüüa ja pidudel käia ja tal oligi kohe selline plaan, et enne 30. tema ei taha. Ja tal on täppi läinud see. Ta oli 30 või oli ta 31 saamas, kui ta sai esimese lapse. Nii et ma arvan, et ta lihtsalt nägi oma ema. Ema oli selline
hea eeskuju. sul hea eeskuju, kuidas mitte teha. Jah, et tütar, ta on siis üks väheseid, kes õppis teiste vigadest, et ei olnud vaja enda vigadest õppima. Jah, ei, mul on väga tark tütar. Et jah. Aga jaa, seks paari suhtes, oluline, see on oluline, aga mitte peamine. Esimesed kuni 2 aastat on seks vist kõige olulisem. Aga siis ta ikkagi läheb sinna teisejärguliseks. No, kui ma ütleks jälle, et võtame aasta tagasi, siis ei ole, mul on see kogu aeg oluline olnud, väga oluline. Aga mul oligi just võtta see, et ma defineerisin läbi selle, et läbi seks võrdub armastus võtta ja juba sellepärast, et väljendada veel üks viis, kuidas väljendada oma armastust, siis... Kuidas see sinu naisel oli see, kuidas sina väljendasid oma armastust? Kas tema võttis seda ka nii, nagu sina arvasid? Ma ei ole tal kas siiani otse küsinud. Aga küsi. Ma arvan, et tal on mingisugune teistsugune nägemus sellest asjast. Ei, võimalik, tõenäoliselt ongi, sa just rääkisid, et sellel ajal oli, kohe tekkis ebakindlus, kui täna jätame vahele, siis nii. Armastus sai otsaks. Armastus on otsas, nüüd tahab kedagi teist juba armastada, mingid siuksed asjad. Aga võt see oli nii, lihtsalt see oli nii selle... armastus oli seksiga nii seotud, et no võt, sain pole veel 50, peaaegu 50, nüüd saad alles aru sellest, et nüüd on ka, vaata, võib-olla see aeg, kus nagu ikkagi lähevad mingid muud asjad ikkagi lähevad tähtsamaks, on ju, mida vanemaks sa ju saad, on ju, siis tulevad mingid muud väärtused ju esile, eks ju. Kindlasti, jah. Et just see nagu hingeline lähedus on ja see sõpruse pool on nagu ühel hetkel palju olulisemad kui seks iga päev, et pigem on ikkagi see kvaliteet on ju tähtis ja seda ei pea tegema iga päev. Et naine, üldiselt naised ei ole nagu väga kogu aeg valmis. No jah, see on nagu mulle varem rääkisid, et ikkagi naistel nagu, kuidas see hakkab see, et nemad võtavad iga kord otsuse vastu, et nüüd hakkavad surema või kuidas see oli, et kuidagi niimoodi sa rääkisid selle, et naisele on seks nagu seotud selle lapse sünnitamisega või lapse saamisega või? Selles mõttes küll jah, et see on ju eluaeg olnud see meie kollektiivses alateadvuses, eks ju see, et tänapäeval on kõik need vahendid ja see ei ole enam sellisel tasandil, eks ju. Aga vanasti oli ju küll, kui naine seksis mehega, siis oli tal väga suur protsent jääda rasedaks ju. Ja kui palju need naised siis tegid aborte, mis olid ju keelatud mingi aeg üldse ja ei riskisid oma eluga. Et ega see seks naise puhul ei ole üldse nii lihtne kui mehel. Et see on seal alateadvuses on ju. Tänapäeval on need vahendid meil ja seda võib-olla ei ole niivõrd sellist tunnet, eks ju, et nüüd ma nagu riskin iga kord, kui ma mehega seksin, on ju. Et kui ikkagi on vähegi teadlik naine, siis ta ju, ikkagi vahendid on olemas. Kuigi ma tean ka tänapäeval paljusid naisi, kes ka tänapäeval ei kasuta neid vägagi, neid vahendeid ja teevad igast muid asju. Et alati naine peaks ikkagi arvestama sellega, et kellega ta seda asja teeb. Sest minu arust on, mees on loodud siia ilma seemendajaks, on ju. Ja mehed olid vanasti ikkagi sellised, kes minu arust on üldse nagu mitu sajandit see on olnud nüüd see abielu teema meil nüüd, kus on nagu traditsioon abielluda ja siis olla seal 24/7 koos. See on väga vähest aega olnud. Ennem seda oli tõesti niiviisi, et mehed käisid seal kuskil, küll nad olid sõjas ja küll nad olid jahil ja eks ju, et naised olid need, kes kasvatasid lapsi seal. Ja naised ei elanud ju koos meestega niimoodi, et üks naine, üks mees ja siis on üks laps, eks ju, perekonniti ei elatud, eks ju. Et oli sellised kommuunid, on ju, ja elati niiviisi. Et see on alles vähest aega, kui mees ja naine peavad koos elama.
see on minu arust tulnud kuidagi selle kirikuga vist, selle religiooniga on ju. Tuli see abiellumine ja. Ei, ma mõtlen ikkagi nagu sinna selle koha peal nagu tagasi, kuidas nagu luuakse nagu mees ja naine ja siis nad luuakse nagu nii erineva vajadusega, et miks? Erineva vajadusega? No selles suhtes, et justkui nagu mõlemad on loodud lapsi tegema ja samal nagu justkui nagu ei ole ka, sest ühele on see oluline ja teisele siis nagu justkui ei ole nii palju oluline, et noh, miks ma ei saa aru, et miks mees ja naine ei võiks nagu sellesse asjasse ühtemoodi suhtuda? Sellepärast, et naised sünnitavad. Nii? See on hoopis midagi muud kui seemendada. Päriselt. See on ikka maks vahet. Et siis sellepärast ongi see erinevus nii suur peab olema. Sest naine loob elu ja sünnitab tõesti ja tänapäevalgi on, kuigi arstiteadus on ikkagi arenenud ja tänapäeval vast see suremus sünnitusel ei ole nii suur, aga vanasti ikkagi väga paljud naised surid sünnitusel. Jah, ikkagi tundub nagu evolutsiooniliselt kuidagi väga siukene, kuidagi paigast ära need asjad. No ja, aga vaata, mõtle nüüd, kui naisi näiteks ei oleks. Ei, no sellest me taha üldse mõelda. Eks ole. Aga mis siis saaks? Mis sellest maailmast saaks siis? No väga pikka pidu ei ole tõenäoliselt. Ei ole, et tapate ära üksteist lihtsalt. Tõenäoliselt küll, jah. No, las ta siis olla nii. Las ta olla parem nii. Las ta praegu olla, eks? Jah. No, ma arvan, et see maapealne elu on loodud siin ikkagi selleks, et paljuneda, eks ju, ja naised on need, kes siis toovad selle lapse siia ilma ja mehed on siis need, kes võimalikult palju siis oma seemet annavad siin. Paljunemine peaks siis olema ikkagi natukene kannatus, et seda sündimist liiga palju ei ole, et kui mõlemad nagu naudiksid, siis oleks meid võib-olla 100 korda rohkem, kui meid praegu on. See või? Ma ei oska seda niimoodi kommenteerida päriselt, kui sa vaatad neid idamaade inimesi, eks ju. Noh, siis seal ju naine on sünnitusmasin, eks ju. Seal ei tehta ju aborte, kõik, mis Jumal või Allah annab, eks ju, kõik las tulla, eks ju. Nad ikkagi siginevad vägagi kiiresti. Noh, vaata siin Soomes on päris palju neid tõmmunahalisi ja vahest tuleb pere autost välja või kuskilt, siis on nagu mees, naine ja siis 8 last niimoodi, noh, täpselt siukses joones, eks. Ja siis on veel kõht ees naisel, on ju. Et nemad ei mõtle selle peale niiviisi. See on see Euroopa inimene, see valge inimene, kes nii mõtleb. Sest meil on vaata oluline see hakkama saamine, eks ju, see materiaalne teema, eks kõik on ju, karjäär on meil, on ju. Nendel ei ole sellist asja. Jah. Päris huvitav. Et nemad ikkagi täidavadki seda plaani siin. Saagu palju lapsi ja palju inimesi. Ma arvan, et üks hetk see valge rass lihtsalt nagu hukkub. Võimalik, jah. No see on see heaolu ühiskond, eks ju, mis tekitab seda ka. Demokraatia, mis meil siin kõik on. Ma ei tea, kas me nüüd andsime selle seksi koha pealt mingi minust liigagi põhjalik juba. Vastuse. Küsimusi tuli juurde. Jah, seks on oluline, aga pikema paari suhte puhul ühel hetkel jääb ta sinna teisele kohale, mitte esimesele. See on ikka sukene, minu jaoks ikkagi päris suur teadvustamise koht iseendal, et armastus ei ole seks. Siis nagu need asjad loksuvad nagu paika. Jah, ja kui palju teadvustavad seda päriselt, ka ei teadvust. No nüüd, kui keegi kuulab, siis on võimalus. Ma arvan, et see võib tekitada päris palju küsimusi. See, mis me siin räägime. Jah. No, eks me oleme oma panuse andnud, ma arvan, see on juba hästi. Jah.
Teine küsimus sult edasi oli, et kui on hülgamise hirm, et millest see tuleb ja kuidas siis, kuidas sellest vabaneda või oli vist niimoodi, et on sul olnud sellist asja, hülgamise? Absoluutselt, et muidugi. Ma arvan, et mul on iga küsimuse jaoks mingi kogemus peaaegu endal olemas. Sa mõtled, nagu ka paari suhtes on sul olnud? Jaa, absoluutselt. Aga praegu? Ei, praegult ei ole. Kas sa märkasid ka, millal see sul ära kadus? Ma arvan, et äkki 3 aastat tagasi. Mis siis juhtus? No kui ma nende enesearengu teemadega hakkasin tegelema, siis ma hakkasin nagu vaikselt sellest aru saama. Üks oli, ma hakkasingi tegelikult alles ennast väärtustama. Et kuigi mulle oli sõbra ema, tegelikult kui ma hakkasin nagu mingil hetkel tagasi mõtlen, ta rääkis mulle juba ammu seda, et Alar, et just see, et sa oled väärtuslik sellisena, nagu sa oled. Ja kui keegi teine teeb valiku kellegi teise kasuks, siis ta lihtsalt ei väärtusta sind. Ja kui mind ei väärtustata, siis on ju mõlemale parem kui koos öelda. Loogiline, et miks peaks nagu kumbki kannatama selle all, et teine teda ei väärtusta. Miks nad ei väärtusta? No võib-olla see läheb sinna alguse juurde. Pole nagu mõeldud, võib-olla pole isegi mõeldud selle peale, et miks ei väärtusta. Mina näiteks tänasel päeval ma vaatan, ma nagu aina rohkem märkan oma naises meeletut väärtust, mida ma ei oleks osanud nagu varasemalt nagu isegi mõelda. Ma ei tea, juba ainuüksi ta teeb mulle õhtult süüa. Ainuüksi ta teeb mulle süüa, siis ma juba vaatan, et nii tubli, nii tore, et ta teeb mulle süüa või ta, ma ei tea, vahetab voodilinad ära või paneb pesu pesema või mingisugused sihukesed märkan hästi palju sihukesi asju, issand jumal, nagu nii tore. Ja vaata, kui palju päriselt paarisuhetes võetakse seda iseenesest mõistetavana, eks ju? Mul on nagu, kuna võib-olla minul on natukene see teistmoodi see, et kui ma pojaga jäin aastaks üksipäini elama, et mu eksnaine läks minust ära, siis me pojaga kahekesi. Ja siis, kui ma selle aasta olin, siis käisid tööl, pesed pesu, teed süüa, kütad maja, aitad lapsel õppida, siis nagu käis poiss oli äkki 8-9 aasta. Issand jumal nagu, et siis ja kui veel naisel on samamoodi see, et tal on veel mees ka või neid, ma ei tea, neid lapsi on 2 tükki või 3 tükki. Ja siis on töö ka veel. Ja siis on töö ka veel. Võt sellel ajal mul käis nagu plõks ära, jeerub milline elu, ja mingis mõttes mul on nagu ülioluline olnudki kogu elu see, et ma muidugi tihti võitlen sellega ka. Mul on olnud oluline just, võib-olla oleme rääkinud sellest, et see, et minu ideaalis naine käiks tööl ainult siis, kui ta tahab. Kui ta leiab, et see, mida ta tahab, nagu selle kodu kõrvalt teha, et võib-olla tekib mingisugune rutiin, et ma olen kogu aeg kodus ja mingid siuksed asjad või ja siis tekivadki need, et kui ma nagu ei ole suutnud oma naisel pakkuda, sest ma näen, et tegelikult tema panus on nii suur ja mina nagu tunnen, et ma nagu ei panusta piisavalt. Et siis need tekitavad mingil hetkel mus endas nagu frustratsioon, et kurat, et miks ma ei suuda oma elu luua niimoodi, et oma naisele siuksi võimalusi nagu pakkuda. Ja ma olen mingil hetkel nagu peaaegu selle nagu saavutanud, et kus juba oleks võinud nagu mõelda, et ta ei peaks nagu tööl käima, aga siis tuleb jälle mingisugune langus või asjad. No oleme sinna hülgamise jutu peale, et põhimõtteliselt, ma ei tea, iga inimene kuidagi
nüüd on kaks asja, eks ju, et on hülgamisilm ja on mahajätmise hirm. Need on kaks erinevat asja. Jah, see ka muidugi. Aga väga paljud naised räägivad hülgamise hirmust. Et kas sinul on see ka hülgamise hirm või on see olnud mahajätmise? Ma arvan pigem ikkagi mahajätmise hirm. Jah. Ja kui naised räägivad sellest hülgamise hirmust, siis hüljata saab sind ainult ema. Sind ei saa ükski mees hüljata. Mees saab sind ainult maha jätta. Et siis sellest lähtuvalt, kui sa oled paari suhtesse läinud sellise hirmuga ja ootad oma paariliselt või siis sellelt partnerit seda, et ta sind ära päästaks ja et ta sind enam ei hülgaks, siis alateadlikult oled sa astunud suhtesse oma emaga ja ootad oma partnerit siis seda, et seda ema, kes kunagi siis mingil moel sind on siis hüljanud. No hüljata saavad emad erinevat moodi, eks ju, et esimene variant, kuidas hüljata on ja isegi täiesti ebateadlikult ja mitte tahtlikult on haiglas on ju, siis kui viiakse laps ära ema juurest peale sündi kohe on ju, siis lapse kehasse jääb see mällu, et teda on hüljatud. Sest kui sa oled emaga ühenduses, sul 9 kuud on ju, ja siis sa tuled sealt välja ja siis lõigatakse see nabanöör läbi ja viiakse sind kohe minema ja sa ei saa oma emaga kontakti tükk aega. Siis see jääb kehasse, see alateadvusesse selline tunne, et sind on hüljatud. Ja selle emaga ei pruugi ka enam tekkida sellist kontakti peale seda. Ja seda mõistus ei mäleta. Et väga paljud ütlevad, et ma ei tea, et mul ei ole olnud lapsepõlves võib-olla sellist kogemust, kus ema oleks mind hüljanud. No teine variant on, et ema annab sind lastekodusse näiteks on ju. Või siis jätab kuskile, ma ei tea, kuhugi vanama juurde kasvatada näiteks, siis tekib ka see, et ema kaob ise ära. Nagu kas siis ka mõjub, kui näiteks ma ei tea, vaheajal oled seal, viiakse siin näiteks nädalaks või 2 vanavanemat? No ma arvan, et see on ikkagi nagu sellises väga väikses eas. Siis kui laps on emaga ühendatud kuni 3 aastani, eks ju. Et kui selles eas nagu teha selliseid asju näiteks on ju, siis lapsel tekib see kontakt emaga kaob ära, kui tal on väga oluline see kontakt emaga kuni 3. eluaastani. Laps on väga ühendatud oma emaga. Et kui on need koolivaheajad ja siis on juba laps suurem, eks ju. Et siis see ei ole vast nii. Aga just sellised kuni 3-aastased lapsed, kes jäetakse siis. No, aga siis see on see tunne, mis tekib sinusse, et sa oled hüljatud. No, see on meil praktiliselt kõigil meie ealistel. Jah, on küll, jah. Sest meil kõiki viidi sinna kuskile teise tuppa siis, kui sündisid juba kohe. No valdav enamus, kes päriselt teraapias käivad, nad räägivad sellest hülgamise hirmust. Ja just nagu paari suhtes, et ega see hirm on nii alateadlik, et seda sa ei teadvusta ju seda, eks ju. Aga sinu see igatsus on ja jääb, on ju. Ja kui sa täiskasvanuks saad, siis ilmselgelt hakkad sa seda otsima siis oma siis sellest partneris, on ju, mis on nagu kõige viimasem asi, mida sealt üldse otsid, on ju, sest partner ei saa ju seda haava kuidagi parandada. Jah, emaks ei hakka, jah. Isegi mees võib hakata võtma seda ema rolli, on ju. Aga mis suhe see on, eks ju. Aga mis siis teha? No nagu sa ütlesid, siis kui sa hakkasid enese arenguga tegelema, ise enda sisse vaatama, siis need asjad hakkavad ikkagi paranema, eks ju. Et sa lihtsalt pead hakkama ennast tundma õppima, kes sa oled selline. Ja see on ju see sisemine väike laps seal sees, kes on tervendamata või see haav on seal, see, mis hüüab, eks ju. No siis nagu ikkagi läbi teadvustamise, siis see aitab kaasa siis või? No ikka, jah. Lihtsalt on vaja hakata nagu ennast tervendama ise, aga siis sa ei saa loota, et sinu mees seda kuidagi nagu korvata saab siis. No ei saa. Ilmselgelt sellepärast, et kui sul on juba mingi hirm, siis selle sa saad ju ka. Et ilmselgelt saad sa sellise mehe, kes sind siis ka kuidagi maha jätab. Eks? See on see külgetõmbeseadus, on ju.
et tavaliselt need naised ikkagi valivad ka sellise mehe, kes noh, juba sinna stsenaariumisse on juba sisse kirjutatud, on ju. No. Tundub, et sellest saab ikkagi jällegi see, on ju. kui see tuleb nagu niimoodi, ja kui ei tule isegi, siis nad viivad selle mehe lihtsalt nii kaugele. Ei, ma mõtlen, et kui juba otsustad niimoodi, et tõenäoliselt see nüüd läheb ka, see peaks olema tegelikult mingi siuke punase tule koht, et kuule, mõtle 2 korda. Just. Ole teadlikult, need naised ja mehed hakkavad selliseid partnereid endale tõmbama, kes ilmselgelt jätavad maha. Et see, jah. Ja kuidas sellest siis vabaneda? See on ka, naised peavad ära tegema oma emaga töö kindlasti, siis isaga tööd, need vanematega töö tegemine on ikkagi väga oluline päris. Sa mõtled selle töö all siis konstellatsiooni? Ma mõtlen konstellatsiooni, mingisugust teraapiat, ükskõik mingit psühhoteraapiat, mis iganes varianti, et see ei pea olema see ei pea olema nagu konstellatsioon tingimata, eks ju, lihtsalt enese sisemise lapse töö või midagi. Kõik need asjad on vaja ära teha, jah. Sest nii kaua, kuni sa ootad seda väljast poolt, et keegi tuleb, hakkab sulle seda andma, siis sa jäädki ootama. Ei tule sulle mitte keegi seda andma. Ükski mees ei taha endale lapsnaist. See väsitab ära. See võib olla mingisugune see armumise periood, eks ju. Aga peale seda, kui tuleb see argipäev, ei jaksa. Sa ei jaksa elada koos lapsnaisega. Või siis lapsmehega. See väga kurnab ära. Sellepärast, et selline inimene ei võta vastutust enda eest. Ta ootab kogu aeg, et keegi teine vastutaks tema elu eest. Ja siis on ju hea öelda, et näed, sina oled süüdi. Ja. Et nii kaua, kuni sa ikka ise enda eest ei hakka vastutama, enda heaolu eest ei hakka hoolitsema, siis sind jäetakse suhetes maha, jah. Nii see paraku on. Teine asi, mida ma mõtlesin, on ikkagi, kui see nagu, ma just täna vaatasin Bob Proctori videot, tead, need pallid ripuvad 5 palli. Yeah. Lased 1 palli lahti, tuleb 1 pall tagasi, 2 palli lahti, 2 palli tagasi. See, mille annad välja, selle saad tagasi. Et see nagu ka kõlab nagu mingis mõttes nagu selles suhtes lahendusena, et nagu ma ei tea, kas see nüüd päris siia seostub, aga kui sa nagu pöörad rohkem tähelepanu oma mehele või naisele, siis sealt saad sama palju tagasi. Kui sa saad sealt liiga vähe tagasi, siis peaks mõtlema, palju sa välja annad. Jah. Et selline dünaamika, kus üks on lapsevanem ja teine on laps ja samas nad mõlemad on täiskasvanud inimesed, see ei ole õige paarisuhte dünaamika, eks ju, see on mingi, see on tõsine traumatõmme, eks. Et siis tuleb iseendaga tegeleda ja hakata iseenda eest hoolitsema, sest keegi teine ei saa sind päriselt õnnelikuks teha. Ja see on jälle see niisugune hakkad hoolitsema. Mida see tähendab? Kõigepealt vaata, kui sul on hülgamise hirm, üldse ükskõik, mis hirm sul on. Ükskord meil tuli üks naisterahvas ja ütles, et tead, et ma pean kindlasti sinu tulema, et mul on surmahirm. Tohutu surmahirm. Ja ma täiesti spontaanselt ütles, et sa kardad elada ju. Et hakkas nutma selle peale. On ju. Ja siis ta, muidugi ta ei tulnud minu juurde, sellepärast, et ta Solgus. Avastas, et ma näen läbi. et sa võid mulle rääkida mingisugust lugu, eks ju. Aga et ma näen nagu selle loo taha. Et see, kõik see oli nagu selline esitlus on, mul on väga vaja abi ja ma tahaksin sinu juurde tulla, aga see, mida inimene nagu esitleb, on see, et ma tahan kaastunnet, eks ju, et mul on surmahirm. Kui sul on surmahirm, siis see tähendab seda, et sa ei julge elada.
on ju, kui sa kardad surma, siis sa lähed, oled seal kodus, on ju, jumala eest, sa ei astu uksest välja, sest noh, jumal teab, on ju, sul võib telliskivi ka ju pähe kukkuda. Jah, siuke paradoksaalne, et ega sellest ei pruugi tegelikult kohe arugi saada, et seega nagu nii, see on samamoodi nagu mul üks kunagine hea tuttav ütles, mina surma ei karda. Et okei, ja siis tuli mesilane ja siis hakkas peitama. Mida sa siis kardad? Siis just ütles, et surma ei karda, nüüd kardad mesilast, et mis pidi see siis on nagu. Ei noh, ta nõelab kõvasti. Mis nõe siis? No võtta, siis kui sul on see hülgamise hirm jällegi on ju, siis on hea küsida, et kui palju sa ise ennast igapäevaselt hülgad päriselt. On ju, sest keegi teine ju ei saa sind hüljata, kui sa oled täiskasvanud inimene, eks ju. Noh, ema saab sind hüljata, kui sa oled beebi, on ju. Aga kui sa oled juba 40-ndates inimene, siis sind ei saa mitte keegi hüljata peale sinu enda. Ja siis sa hakkad seda tegema, eks ju. Sa hülgad seda sellega, et sa ei küsi enda kehalt, mida ta vajab. Sa ütled oma kehale, mida ta peab, on ju. Piinad igate pidi ja mõtled, et see on kehale hea. Siis sa teed tööd, mida sa ei armasta ja teed seda liiga palju, nii et sa oled energiast täiesti tühi. Siis sa valid endale mehi, kes juba eos käituvad sinuga väga valesti või väga halvasti või siis ka naisi, eks ju, kes ei ole just kõige adekvaatsemad. Ja see kõik on ju iseenda hülgamine päriselt, et sa ei kuula seda iseenda keha. Ja siis, kui sa teise inimesega niimoodi istud siin on ja ta käitub sinuga halvasti, siis sa kirjutad selle üle ja ütled, et küll ma muudan sind. Ma teen sust parem inimese. Seda ei juhtu ju, on ju nii? Absoluutselt. Et me kogu aeg elame illusioonis. Ja see on enese hülgamine päriselt. Me loome enda peas kogu aeg lugusid millegi kohta ja toome ettekäändeid. Et miks mitte midagi teha. Ja siis olla seal selles hädises kohas ja siis lihtsalt kurta, et elu on minu vastu karm. Ise oled endaga karm ju. Ei ole elu sinuga vastu karm. Sa lihtsalt teed oma elus selliseid valikuid, et sa teed oma elu raskeks lihtsalt. No jaa, aga kus ma siis, kuidas ma oskan õigeid valikuid teha? Ma pean ikka eksima selle jaoks, et õigeid valikuid teha. Jaa, no ilmselgelt me peame tegema vigu, aga siis oleks ka hea nendest vigadest õppida, mitte niimoodi, et sa astud ühte ja samasse ämbrisse kogu aeg. Mida enamus inimesi teevad, eriti suhetes. Ja ma olen ka seda ise korduvalt teinud päriselt, et ma olen alati arvanud, et kui nüüd tuleb järgmine suhe, siis see on mingis mõttes, kindlasti see peab parem olema. Ma käitun samamoodi, ma mõtlen samamoodi, ma suhtun samamoodi, kuidas see saab olla parem? No ei saa olla parem, eks ju. Ja mõnel on vaja selleks mitu korda ära kogeda seda, et aru saada, et siin on midagi minus, on ju, et siin vajab miski asi muutmist. No jah, ikkagi seal on see, me korduvalt rääkid ka see vastutuse võtmine, et me ei saa teisi muuta, me saame ainult ise ennast muuta või oma suhtumist muuta. No võtta, kui me nii paganama palju tahame ikkagi, et teised muutuksid, sellepärast, et iseenda muutmine tundub nii kuidagi raske või ebavajalik, sest me arvame endast väga palju. Mina arvasin ka väga, väga pikka aega, et ma olen ikka ingel. Ja siis ma olen tulnud siia maa peale kannatama. Vähe sellest, mitte ainult enda eest, vaid kõigi inimeste eest tulin kannatama. Et noh, eriti hea koht, on ju. Vaadake mind, ma olen kangelane. Eks? No, tõsine ohver päriselt, on ju. Mina olen see, kes sündis siia teid päästma läbi oma kannatuste, on ju. No võtta siis oksendamiseni tekitad endale neid kannatusi päriselt ja siis usud ka veel seda, mida sa endale räägid, on ju. Ja siis sa ei saagi ju elada ilma kannatusteta, sellepärast, et kannatada on vaja. Sest ma teen ju seda teiste eest ka. Täiskohaga töö ju. Absoluutselt. Ja see kõik on enda hülgamine päriselt. No, ja nii kaua, kuni sa seda ei hakka ümber muutma, siis sa hülgad kogu aeg ise ennast ja tõmbad ligi inimesi, kes sind siis nii öelda hülgavad. Jah,
kuigi nad ei saa isegi seda ka mitte teha, eks ju. Et siis jõuame ikkagi enesearmastuse juurde tagasi, et tuleb ennast armastama hakata. Jah. No see enesearmastus on ka selline asi, mis inimesed nagu alati küsivad, kuidas ma seda siis teen, on ju. Et siis on vaja hakata ennast tundma õppida lihtsalt, sellepärast, et sa ei tea päriselt, kes sa oled. Ja nagu me täna vestlesime, ikka kui ei kuula, lähed sinna, otsid igasugust müra endale ümberringi, et jumala eest mitte endaga kahekesi jääda ja kuulata ennast. Et ma täna Heidile ütlesin, et unustasin kõrvaklapid koju ja vaatasin, mõtlesin, et kogu aeg harjunud muusikat ja podcasti kuulama ja nüüd kuulasin iseendas isegõne podcasti, et päris hea kuulamine oli. Ja väga paljud inimesed ei julge oma mõtetega üksi jääda. Et siis nad otsivad endale kogu aeg tegevust, et jumala eest ei peaks istuma vaikuses. Siis peab olema kogu aeg mingisugune taustaks, mingi muusika, mingisugune podcast, mingi müra peab olema kogu aeg, et jumala eest ei jääks oma mõtetega üksi, on ju, sellepärast, et ei tea ju kunagi, mis koll sa päriselt oled. See on nagu, kas võtta, kui ma nagu kõrvalt nagu seda kuuleksin, siis ma mõtleks, see ei ole ju nii. Aga samas järgmisel hetkel märkad, et mul koduski on ja teinekord on televiisoris käib film ja siis mul näpid veel telefoni ja siis räägid veel naisega ja siis nagu päriselt jah, ongi nii, jah. Et on vaja lihtsalt olla vaikuses iseendaga ja siis hakata vaatama, kes ma siis päriselt olen, sest me oleme ikkagi väga palju need, mis on meile öeldud, et me peame olema. Et kui mõni inimene, kes nagu ütleb, et ma olengi ju selline, on ju, siis meie oma olemuselt me oleme kõik ikkagi sellised elujõulised, positiivsed tegelased. Me ei ole sellised pahurad, vihased, kes tahaks kõigile, ka võõrastele inimestele öelda halvasti. See ei ole meie olemus. Me ei ole sellised. Jah, absoluutselt. Aga ma mõtlen, et ka siis, kui ütled endale, et ma olengi selline, siis tuleb ennast sellisena aktsepteerida. Jah. No, sa võid isegi aktsepteerida, aga teised lihtsalt kaovad ära. Et sa võid öelda küll, et võtke mind sellisena, eks ju. Aga lihtsalt teised ei kannata välja seda. Siis sa oledki üksi seal, siis oled siis selline. 8 miljardist mõni ikka lõpuks aktsepteerib. Võib-olla, ma ei oska öelda. Igatahes need ei ole õnnelikud inimesed ju. Ei see ongi näha, nad on kogu aeg on midagi viga, kogu aeg on keegi teine on paha, eks ju. Nad leiavad kogu aeg midagi halba kuskilt, on ju. Mitte kunagi ei ole rahul. Et sellest on ju näha, et inimene ei tunne ennast hästi päriselt oma kehas. Ta on halb olla. Ja siis see halb peegeldub ka sellepärast, et siis kui kõik teised on halvad inimesed, siis ta ju kohtub ka ainult selliste halbad inimestega, eks ju, kes talle seda peegeldavad, et kuule. Või vähemalt märkavad nendest teistes inimestes neid halbu külgi. Aga üldiselt ikkagi sarnane tõmbab sarnasega, eks ju, ja siis tulebki sul selline inimene vastu, kes ütleb sulle sitasti, eks ju, siis sina ütled talle sitasti. Nii see pall veereb, on ju. Ja siis et sa saaksid ikka kogu aeg öelda seda, et näed, vaata, elu on ikkagi halb ja inimesed on halvad, on ju. Aga see on kõik sinu enda peegeldus lihtsalt. Kõlab loogiliselt, nagu mulle meeldib öelda. Jah, nüüd ma arvan, et enam-vähem sai, et igal juhul teraapia, enesedega tegelemine, enda tundma õppimine, see on nagu peamised asjad, ema-isa tööd nagu, ja seda võib teha. See ei ole nii, et sa teed ühe korra ära ja siis on tehtud, kohe päris kindlasti mitte, et see ema-isa töö on meil elu lõpuni mõnes mõttes. Et see on nagu mingis mõttes vaata raamatu lugemine mitu korda, et sa loed ühe korra ära, sul mingi asi saab sealt selgeks, sa hakkad uuesti lugema, mis inimesed nagu ütlevad, et olgu isegi filmi vaatad mitu korda, iga kord nagu märkad midagi uut, sest et sa nagu esimese korraga paned ühe asja tähele, järgmisel korral sa seda asja, nagu see on sul juba infos olemas, siis järgmine ja järgmine, et eks seal mingi, ma ise pakun mingi siuke 3 korda peaks ikka vähemalt vist käima. Tead, ma olen näinud inimesi, kes teevad ka 10 aastat ja ikka ei ole veel kuskile jõudnud niimoodi, et see sõltub ikka vägagi palju sellest valmisolekust, palju sa üldse päriselt oled valmis. Ma just pidin ütlema, et siis kui palju seal seda päriselt seda et sa võid ju seda teraapiat ja tööd teha, aga kui sa ikkagi ei ole üldse valmis nagu
seda oma suhtumist muutma ja oma elu muutma, sellepärast et inimestel on väga hirmutav tulla teraapiasse, sest nad kardavad muutusi oma elus. Sest nad kardavad kõik see, mis neil praegu on, kukub kokku. Et mis siis saab? Kõik sõbrad kaovad ära, mehed, naised kaovad ära, eks ju. Kõik põgenevad. Ja see ongi väga nagu loogiline hirm ka, eks. Mingis mõttes jah, aga ma võin kinnitada, et nii see ei ole, et kui mul see, ma vist rääkisin, ma mäeta esimeses või teises, ikka kui mul see alguses ikka hirm oli seal teraapias käies, et nüüd kõik ära kaovad, et hoopis vastupidi, kõik minu inimesed tulid mu ellu. No jaa, sul tuleb, sa näed hoopis seda maailma, hakkad teistpidi nägema ja sa ei tule selle pealegi, et okei, need inimesed lähevad ära, aga tulevad ju hoopis uue tasemele, eks. Ükskord üks noormees siin käis hingamisringis ja siis tema hirm oli see, et siis kui ta nüüd hakkabki hingamas käima, et siis ta on ära tinistatud, et siis ta peab ostma endale need kottpüksid on ju, need linased ja tegema rastapatsid endale. Et see käib ainult hingamise juurde. Et see on nagu nii uhuu siis on ju, et siis ta muutub nii uhuuks. Ja see oli tema kõige suurem hirm, eks ju. Ta käiski ühe korra, rohkem tagasi tulnud on ju. Et arvatavasti see hirm on ikkagi siis vägagi suur. Läks poodi, nägi juba esimest korda need kotipükse vaatas. Juba olid juuksed püsti. Vaatasid, ei rohkem ei lähe kotipükse. Ja siis oli veel see hirm oli ka, et siis ta enam ei saa õlut juua. See on ka ikka hirmus asi, eks ju. Ei ole ilus naerda, aga naljakas on ikka. Ei on ikka, elu ei saa liiga tõsiselt võtta, päriselt peabki naerma. Enda üle naermine on kõige parem teraapia üldse. Peab olema oskus enda üle naerda päriselt. Et ei ole mina kotipükstega nüüd küll hakanud käima peale seda, kui ma 20 aastat tagasi hakkasin enesearenguga tegelemas. Ei ole küll vajadust tundnud, et ma peaksin nüüd hakkama nüüd selliseks. Ikka inimestel on harjumus ikkagi mingis rollis olla, et siis, et okei, et ma mitte läbi teraapiat ei hakka ehedaks, vaid ma lihtsalt valin nüüd uue rolli, mida ma nüüd esitlema hakkan. Et huvitavad hirmud on. Inimestel on sellised, et nad väga ei analüüsi neid, et hirmud lihtsalt on, aga nad nagu kaugemale nagu sellega ei lähe, et mõelda, et okei, aga mis siis on? Mis siis on, kui need inimesed, kes mulle võib-olla juba praegu nii ei meeldi, ma lihtsalt olen nende inimestega harjunud toimetama, et mis siis on, kui nad ära kaovad ja saangi võib-olla siis vähem kriitikat ja vähem hukkamõistu ja vähem nagu võib-olla ongi mul parem siis on ju, tulebki mingi uued inimesed täiesti on ju, saan tuttavaks. Saad olla ei pea mingit rolli mängima. Kus ma saan olla mina ise võib-olla, eks. Aga nad ei lähe selle analüüsiga väga kaugele ja nad jäävad sinna hirmu kinni ja siis nii see on. Siis oli küsimus, et inimestel on erinevad probleemid elus on ju, erinevatel aegadel. Et millised probleemid on meil praeguses hetkes, praeguses elus? Tahad sa rääkida meile oma probleemidest? Ma ei ütleks, et need on probleemid, aga väljakutsed on nad kindlasti praegusel hetkel. Me jõuame selles suhtes nagu sinna mingisuguse, kust me alustasime sinna teema juurde tagasi. Et ikka on jah, materiaalse poole kindlustamine on tänaseks mul nagu mingis mõttes väljakutse. Minu jaoks see praegult ei ole väljakutse enda jaoks, aga kuna mu elukaaslane kardab võib-olla rohkem kui mina, sest et mina olen jõudnud järeldusele, et kui muretsemine teeks rikkaks, siis eestlased peaksid kõik miljonärid olema, sest muretseme kodu, auto, lapsed, mehed, naised, kogu aeg muretseme. No muretsemine lahendust ei too on ja siis milleks muretseda. Teiseks on olles õppinud seda, kuidas meie see aju töötab, siis muretsemine ehk siis lähed ellujäämisrežiimile. Ellujäämisrežiimil ei ole inimene mõeldud lahendustele,
vaid ellujäämisele ja ellujäämisel no ei ole võimalik leida mingisuguseid uusi vaatenurke, uusi võimalusi. Et mina nagu, see on meil mingis mõttes nagu ikkagi probleem, väljakutse, sest mis tekib sellega, kui sa ei muretse kohe, automaatselt tekib, sa ei hooli. Ega see ei tähenda, et ma ei hooli, vaid ma üritan seda ära juhtida, et see ei too mulle lahendusi ja nagu on ju, et mees on ikkagi nagu nii-öelda selle välismaailma nagu hoidja ja kui mina nüüd läheksin naise kõrval ka paanikasse, et oi appi, mis nüüd saab, appi nüüd, mis saab, no see ei too ammugi veel mingisugust lisalahendust, kui me nüüd kahekesi hakkame muretsema nende asjade pärast, et see asi nagu on, aga ma olen nagu selles suhtes pujään, ma ei anna alla, ma leian lahenduse, kui see juhtub täna, juhtub homme ja kui homme juhtub aasta pärast, aga see kindlasti juhtub, sest muidugi, eks ma olen siin mingis mõttes mingite oma mustrite murdja ka tahtnud olla, sest ma ei taha leppida sellega, et materiaalne kindlus peab tulema läbi vere nii-öelda, et sa nagu rabad ennast nagu lolliks. Ma olen rabanud, läbi põlenud, kuni sinna kõige sugevamasse auku kukkunud, see ei toonud. Et siis ma proovisin ka teist poolt, kus ma rabasin vähem, ma sain aru, et tulemus oli tegelikult sama, kus ma auku vedasin. Aga ma arvan, et tänaseks mingid asjadel hakkab aeg otsa saama lihtsalt. Et kui ma ehituse peal olen töötanud siin Soomes mingi üle 20 aasta. Et ma ikkagi tunnen, et ma olen seda sulle ka tõenäoliselt juba paar aastat rääkinud. Et aina rohkem tuleb nagu esile see, et ma täna nagu mõtlen, mis need muud lahendused oleksid. Sest ma nagu näen, et ma muidugi ei tea ju, ei näe seda tausta seal, aga ma näen, et inimesed teevad mingis mõttes siukesi lihtsaid asju ja elavad nagu päris hästi, et selle ja eks ma üritan mingit oma snitti leida. Et elu oleks elamine, mitte kannatamine. Muud probleemi ma ei oskaks öelda, et mul oleks. Mina ei nimetaks neid asju nagu probleemideks enam. Vanasti mul oli väga palju probleeme. Aga nüüd, elu ei saa olla kogu aeg siuke lineaarne, ühtlane, et nagu nii mingisugused asjad seal kogu aeg on, eriti naistel on ja kes on seal tujudega on kord, nad on seal ja siis on seal, eriti peale 50-ndat ka veel on, et siis kui su kehas veel toimuvad mingisugused uued muutused on ju. Et ilmselgelt ei ole kõik päevad kindlasti vennad ja iga päev ei ole ma nüüd küll selline, kes hüppaks nagu rõõmust lakke. Ja see on ka normaalne päriselt, aga see ei ole probleem, vaid see on nagu sellised teadvustad seda ja sa oskad juba iseennast reguleerida sealt välja. Et see on see oskus päriselt, mida me õpime ju ka, eks ju, siin kui me iseennast hakkame avastama, et kuidas iseennast reguleerida nendes erinevates olukordades, et ei ole üldse nagu vahet, mis su elus toimub, peaasi, et sa ise jääd nagu heasse kohta ja sa oled ise teadlik, on ju. Mis praegu toimub, praegu on selline hetk, on ju, võib-olla on mingi halvem tuju mingil põhjusel, on ju, kas ilm on halb või praegu mul veebruarikuu üldse ei ole minu kuu. Et kõige nagu siuksem nagu mõttetum kuu üldse minust. Õnneks on see lühike kuu enamasti on, et siis sealt edasi on juba kevade poole ja siis kuidagi on nagu see helgem on ju see aeg on ju. Et lihtsalt tuleb seda endale teadvustada, et praegu on selline aeg ja leida endale neid hetki, kus sa saad tegeleda oma mingite mõnusate asjadega, mis seda tuju siis nagu kõrgemale viivad ka on. Kas millegipärast mina kaasa arvatud, millegipärast arvame, et mina olen arvanud, et mul peab kogu aeg hea tuju olema. Paraku, ei saa olla. kui ikka
kui palju parem on tunne peale seda, kui on nagu vahepeal vähe sitasti ka olnud, et lihtsalt võttagi seda nii, et okei, täna on nagu kehv päev, homme on võib-olla parem päev, et jah, et mitte kohe nagu seda nii hullult halvaks teha, et lihtsalt täna nüüd nii halb on ju, et nüüd ma olengi depressioonis on ju. See homme on jälle uus päev ju, homme on hoopis teine energia ja hoopis teised asjad. Et see, ja ma küll mäletan seda oma elust, seda hetke, kus ma arvasin, et päev ongi ainult üdini must olnud, aga ikkagi selles halvas päevas on ka palju positiivset, kui õppida seda tähelepanu sinna viima, et sellest me vist ühes rääkisime ka, oli see ikkagi minust, see on super tööriist, see tänulikkuse praktiseerimine. Ja just see hetke toomine ka, et siis kui on nagu selline natukene raskem päev või ükskõik mis teema üleval on hetkel, siis lihtsalt nagu tulla hästi siia hetke ja lihtsalt ollagi nagu selles hetkes ja teha hetkes neid asju, mis sulle mingisugust naudingut pakub. Et sa ei lähe kuskile sinna tulevikku hirmu, mis nüüd kõik saab, eks ju, et siis see läheb üle. Nüüd ja praegu on. Ja, et kuidas praeguses hetkes on ju kõik hästi, siin ei ole ju praegu selles hetkes midagi halvasti päriselt, et siis toodki oma tegevustega siia hetke lihtsalt ennast ja järgmisel päeval on juba täitsa teine teema. Kindlasti looduses jalutamine on üks asi, mis nagu hästi aitab minu arust. Mina praegu, mul on see joonistamise tuhin, et ma siis lähen hästi sinna maalimise sisse ja siis ma olen seal. Mulle meeldib. Ma otsin, jah. Et iga inimene võiks leida mingisuguse asja, mis talle nagu väga meeldib, siis teha seda. Ma oma maalimisega jõudsin tausta valmis värvida ja nüüd on seal vist 6 aega vist juba olnud. Aga on nagu on. Et jah, ma ei tea, ei ole nagu selles mõttes küll probleeme praegu sellisel kujul. On lihtsalt elu. Olen ootuses, sest kohe varsti on Taisse minek 2 nädalaks ja see tuleb juba väga ruttu kätte, nii et pigem on selline positiivne ootus. No ega. Võt nii, küsimused said nüüd otsa. Loodame, et me siis saime anda. Tuligi siuke küsimuste podcast tuli täna. Aga tore, et inimesed küsivad vähemalt. Aitäh teile. Siis ei pea ise mõtlema välja, millest täna nüüd rääkima hakata. Seda ka jah, et see annab nagu, iseendale annab nagu uusi asju, millest nagu kaasa mõelda ka ise. Et see on aitäh, et kes viitsivad küsimusi küsida, et väga äge. Aga järgmise korrani. Jah, see kord siis.